Tere vara hommikust! Kell on 6.50, on laupäeva hommik ja ees ootavad uued seiklused. Seekord siis Eestist väljaspool ja nimelt lähme Poolasse. Poola on võrreldes Eestiga ikkagi tohutult palju suurem maa ja seal on palju huvitavat, mida vaadata ja näidata. Ja vahemaad erinevate objektide vahel on ikkagi võrreldes Eestiga hoomamatud. Sadu kilomeetreid. Aga nagu ma ütlesin, seal on väga palju huvitavat. Lähme siis vaatame ringi, mida head seal leida on. Oleme jõudnud peaaegu Leedu-Poola piirile. Lihtsalt üks suur sõitmine on olnud kogu aeg. Ega siin midagi väga näidata pole, üks suhamine. Võtsime Olerexi siit. Alati on tore näha kodumaist tanklaketti. Ja ega siin pikemat teadust ei olegi, tankisime natuke ja nüüd lähme edasi Poola poole, piir siin samas, Kaliningradis ja muu süke. Võt nii. Üks väike selline peatus siin vahepeal, selline huvitav koht, kus saavad kokku 3 riigi piirid. Poola, Leedu ja Venemaa, ehk siis Venemaa Kaliningradi oblasti piirid saavad siin kokku. Triple border point. Ja lähemegi nüüd selle tulba juures. Ilus graniidist. Et see, kus mina olen praegu, see on Poola. Sealpool see on Leedu ja see seal on Kaliningradi oblast ehk Venemaa. Silt ütleb, et siin on see kolmnurk, kuhu ma ei tohi minna. Ehk siis siin ma võin olla, siin on Poola, seal võib olla, seal on Leedu, aga võt siia ei tohi minna. Võt nii, siin on Venemaa. See on piiririkkumine, kui ma sinna lähen. Mis iganes see siin tähendab. See on silt ka selle kohta, et seal on Venemaa. Võt nii. See kompleks või see hoone siin on meie järgmine peatuspaik. Ja see maja on, või see bunker on siis endine Heinrich Himmleri peakorter sõja ajal. See on võib-olla tunduvalt vähem tuntud koht kui Hitleri hundikoobas, aga seda nimetati Himmleri väikseks hundikoopaks. See on 27 kilomeetrit sellest Hitleri hundikoopast ja põhimõtteliselt Nõukogude armee poolt siis, mitte Nõukogude armee poolt, vaid sakslaste endi poolt samal ajal 45. aastal lasti õhku kui ka Hitleri hundikoobas. Vaadake neid konstruktsioone, ikka vägevad.
noh, üsna samasugune nagu see Hitleri oma, et natukene võib-olla väiksem. Ülejäänud hooned siit ümbert, ülejäänud nii-öelda kompleks on vist juba kadunud. Ütleme ausalt, ei ole väga eeltööd teinud selle kohta. Võrreldes siis selle Hitleri mundikoopaga, siin on näha, kuidas on õhku lastud. Võrreldes Hitleri mundikoopaga oli ta natukene väiksem, aga ikkagi sama oluline objekt, hästi valvatud ja võrreldes hundikoopaga on ta tegelikult suhteliselt asula lähedal. Hitleri hundikoobas oli ikka täiesti sõna otseses mõttes sohu rajatud, siis see on lihtsalt siin, ütleme, siin kohe samas külje all on asula. Ja siin asula ääres on see mets ja siin metsas see punker ongi vot selline objekt. Ja piirkond on sama, keda huvitab siis 27 kilomeetrit hundikoopast. Google Maps näitab ilusti asukoha ära. Ta on ilusti kaardile märgitud, et kui pakub huvi, siis tulge visake pilk peale. Nii, ma pean ennast nüüd kokku võtma, aga selle objekti võib ka kokku võtta, et ega siin väga palju midagi vaadata ei ole. Ümberringi on ümbritsevate hoonete jäänused ja see punker ainukesena on püsti, et päev hakkab õhtusse saama, vaatame, kas me jõuame järgmist objekti ka vaadata. Kui ei jõua, siis jääb homse peale. Kui jõuame, on tore, aga vaatame jooksvalt. Nii, tere hommikust. Teine päev. Poola. Ma isegi ei tea, mis linnas me oleme praegu. Mingi väga keerulise nimega linn. Aga see võib-olla ei olegi oluline. Eile oli siis selline lugu, et enamus päeva läks sõitmise peale ja ega palju ei näinud selle Himmleri peakorteri nägime ära. Aga Poolas on neid asju nii palju, et keeruline on mingit valikut praegu teha. Ma tean, kuhu meil nagu üldjoontes on plaan minna, aga see vahepealne tee, mõtleme ka midagi välja, et sõidame ja vaatame, mis meile silma jääb. Istume Gdanski lähedal, otsime öömaja, keeruline on sellega. Kuidagi, ma ei tea, hinnad on käest ära läinud siin Gdanskis. Aga noh, magama peab kuskil. Midagi peab võtma. Ja täitsa okei korteri saime. Vanalinnas. Suur pluss oli see, et parkimine oli hoovis. Aga üks huvitav asi oli see, et omanik oli unustanud 2 voodiriided panna korterisse. Come on, ma ei tea, mis ta mõtles, et me magame ühes voodis või what the hell. Aga noh, väiksed telefonikõned ja väiksed kirjutamised ja asi sai lahendatud. Ja siis ei olnud muud, kui läksime vaatasime Gdanski õhtu või ööelu. Huvitav linn igatahes.
planeerimata vahepeatus Gdanskis mingis kirikus. Päris muljetavaldavalt suur on see. Pole küll militaarobjekt, see pole maha jäetud, aga lihtsalt siuke plaaniväline peatus. Me tutvume Gdanski vaatamisväärsustega. Toodi pelmeenid, toodi õlu, võrs. Nüüd peaks üks taldrik mingi lihadega peal tulema. No nii, nüüd toodi lihavaagen või suupistivaagen peale sööki, aga ikkagi hea. Nii, söök on söödud, jook on joodud. Palusin endale valada ühe Ukraina rahvusšnapsi. Valati mulle pitsi sisse selline jook purgist, kus olid mingisugused seened ja asjad ja päris terav. Meenutas natukene Jägermeistrit, aga nii oli. Muidu selline magus suhteliselt. Mäe otsa vaadet vaatama ja vaade on päris hea. No vot, ja siis kõndisime seal ringi, uudistasime ringi, jõudsime Gdanski sadamasse, kust muide sai alguse Solidarnosti liikumine ja Poola tulevane president Lech Walesa tegi seal tegusid. Lõpuks jõudsime seal sadamas sellisesse, ma ütleks, et Tallinnas Telliskivi linnakulaadsesse asutusse. Vaatasime ringi. Vaatame mingi seal on mingid joonistab midagi vaata. Mingid kunsti või vaata. Kabakas või? Mingi boksiring või? Kosmoring. Tunnetusega vanakooli võimla lõhn on. Viki Ais on see või? No jah. Oota, kas seal tagapool oli ka veel midagi? Väga rahki tal oli ja? Aga mingi vend teeb tõesti mingit kunsti. Jah. Ma vaatan, see respikas on peas. Nii, hommik, 3. päev, Gdansk. Tõusime üles, lähme sööma. Nii lihtne see ongi. TripAdvisorist vaatasin mingi top 10 söögikohad. Võtame number 1 hommikusöögikohad, et siis vaatame, kas siis on ka nii hea või. Kuna see söögikoht oli kinni veel,
siis me ei saanudki proovida, kui hea see on. Ja otsustasime, et sõidame hoopis Helli poolsaarele, mis on üleni militaarne, hästi pikk poolsaar. Äkki saab seal süüa. Oleme Põrgus. Või tegelikult on koha nimi Hell. Üks selline huvitav pikk poolsaar. Mitukümmend kilomeetrit, äkki mingi, ma ei tea, 40 kilomeetrit pikk. Peenikene riba. Kui kaardi poolt vaadates ta jääb suhteliselt üle mere Gdanski vastu. Aga see peaks olema täis siin erinevate ajastute militaarrajatisi. Ja nüüd lähemegi praegu mingisuguseid kahureid, rannakaitse suurtükke või mingit sellist asju vaatama. Äkki isegi mingi sakslaste õhutõrjepatarei oli seal. Aga natukene metsas ringi liikuda. Keset metsa on raudtee ja poolsaare tippu läheb täitsa rongiliin. Tuleb üle raudteesid kuidagi saada. See ongi siis see. Vaata, see on seal või? Jep. No vot, see siis peaks olema Natsi-Saksamaa õhutõrje kahuri asukoht. Aed on vägev, ma olen tähele pannud, et neil ongi siin sellised aiad, olid nõukogude ajal ehitati veits teistsugused. Noh, kahjuks siia sisse ei saa. Ja oleme poolsaare otsa nüüd siia täitsa Helli jõudnud. Parkisime auto ära ja vaatame siis ringi, siin on hästi palju militaarset. See on isegi söögikoht militaarne kahuriga. Selline kahuri alus siin, et osad jupid isegi alles veel. Eestis ei ole nii hästi, aga ma vaatan, siis peaks sisse ka saama kuhugi. Vähemalt, kui ma siia alla lähen, siis ma vaatan korra. Siin on ringi ratast. Ja ma lähen alla siia. Siis patareide käigus nagu seal. Jah. Siin on muidugi teatud aroom on siin tunda, aga... Saistad teile? Jah. See on mõne poole. Ma teen tiiru ära, ma vaatan... Siit saab ka veel kuhugi. Oi, kuhugi kaugele läheb siit.
Biorę doma. Na działkę? Ja. A jutro? To się dogadaj z nim, dobra? Yes, we have tickets for you. Yeah, one. One ticket for you. 7 zł. Got vaata, siin on need tõstukid ja millega laskemoon üles. Isegi vändast küljes on. See on kõik on muidugi poole keeles, aga vaata kamerat. See ei tööta kindlasti, aga ikkagi. Siin on see lifter. Ahah, siit siis mürsud tulid üles ja... Ja vot sarnased asjad siis olid meil ka rannikul ja saarte peal. Siin on ta lihtsalt alles korda tehtud. Ruupor jah, siit on need käsklused, et palju vaja on laskemoona. Nüüd jõudsime nende rannapatareide tulejuhtimistorni juurde. Huvitava kujuga. Muidugi lukk on ette pandud. Prügi. See päris väike raudtee. Siin on palju neid metsa vahel jooksevad. Ja seal on näha mingid seal osa aed. Ja seal on ka üks mingi silt ka küljes. Vaatan, see raudtee kuidagi argneb siit, et midagi huvitavat ka nurga taga paistab. Kahjuks siin nurga taga midagi eriti huvitavat ei olnud. Ilmselt on huvitavat seal, kus on see, kus aed paistab seal. Aga siin on selline lugu, et paljud kohad on siin endiselt Poola sõjaväe käes. Ja sinna lihtsalt me ei saa minna. Tiir tehtud siin. Kõht on tühjaks läinud. Peaks minema kohalikku burgeriketti proovima. Max Hamburgers või midagi sellist. Max burgerid. Ja me vaatame. Me oleme tund aega juba siin ummikus passinud, tiksunud seda teed. Navi näitab, et sõita on 49 kilomeetrit. Sõiduaega näitab üle tunni aja. Et tiksume siin.